näitan sulle ära nüüd ühe väga hea tritsepsi suurendaja, väga hea treeni lõppu just panna. Leiad mingisuguse toru, madalama, siin on mul jälle rööbaspuud, ehk siis inglise keeles dip bar, võtad kinni pealt haardega. Mul pöial on ka siin peal, mul ei ole niimoodi all, see on isiklik harjumus vist. Ja liigutus on siis selline, kui kaugum lähed, ehk seda raskem on ja mida madalamal on toru, seda raskem on, seda rohkem gainse, randmed, käsi pealt ei liigu, triitseps on töös. Ehk siis käsi mul ei liigu niimoodi kaasa, ta on paigas, triitseps teeb kogu töö. Jällegi, mida kaugum lähed, seda raskem on. Kui see on lihtne, eks ju, proovi leida mingi madalam koht, kus kinni võtta. Mul on siin olemas palju madalam toru, eks ju. Siin on lihtsam, raskem. Võtame siit juba. Laseb jalad hästi kaugele. Sööme natuke edasi jõndutele ja sama meetod. Ehk siis mul see käsi ei liigu kaasa, vaid on paigal, triitseps teeb kogu töö. Ja kui sul on ka rõngad, rõngastega seda isegi on võib-olla kõige parem teha. Miks? Sest rõngad liiguvad täpselt sinu käe järgi. Rõngad kohanduvad su käe järgi, kus su haare on, liiguvad. Ei ole täpselt sirgelt, vaid liiguvad natuke. Ja rõngastega samamoodi. Mida alapool rõngad lased, seda raskemaks ta läheb. Ja kui tahad üli-raskeks teha, siis võid leida mingisuguse kasti, mis on kõrgemal, niimoodi, et jalad on kõrgemal kui käed, siis on veel üliraske. Mul praegu kahjuks ei ole midagi sellist sulle siin ette näidata, aga olen said mõttest aru. Ehk siis on väga hea triitsepsi killer teha oma treeni lõppu, oma keharaskustega treeni lõppu. Minu mul kindlalt kordusi olema, teen kuskil 3x10, 3x12. Põhimõtteliselt pistin nii palju, kui torust tuleb lihtsalt välja. 3, vahest 4 setti. Peab meeles, triitseps on töös, käsi ei liigu järgi, siit on paigas. Ja keha on sirge, keha ei ole kuidagi niimoodi, banaanas shape ei ole, keha on paigas, sirge on. See on siis minu triitsepsi harjutus, mida ma teen, mul ei ole raskusi. Proovi järgi, anna mulle teada, kuidas sulle see meeldis ja näeme järgmises videos. Tšau praegu!